Mängu-M on intensiivprototüüpimisüritus, kus siis osalejad tulevad nädalavahetuseks paariks päevaks kokku ja teevad kiiresti lühikesi mänge. Täna algab meil siis University of Tartu Pro Game Jam, et üritusel on ingliskeelne nimi, sest üritus on inglise keeles. Ja see on meil siis edasijõudnutele või professionaalile või kogenud mänguarendajatele või ka teiste valdkondade esindajatele mõeldud Mängu-M. Osalejad saavad kõik tegelikult, aga meil on 3 üritust aastas ja siis nüüd see tänane üritus, mis algab, et seal on just mõeldud, et inimesed, kes on mingi valdkonnaga tegelevad, näiteks kunstiga või heliloomega või lugude kirjutamisega või programmeerimisega või mängude disainiga või projekti juhtimisega, neil on mingisugune kogemus ja siis nad tulevad, proovivad oma kogemust kasutada videomängude loomisel. Aga siin tuleb kindlasti arvestada seda, et Mängu-M-idel valminud mängud on oma sisult lühemad kui võib-olla mängud, mida te igapäevaselt mängite. Et need Mängu-M-i mängud kindlasti peavadki töötama, sest Mängu-M-i lõpus on meil ka väike võistlus, kus siis kõik mängivad üksteise mänge ja hindavad neid. Ja kui mäng ei tööta, siis ega seal võistlusel ka väga hästi ei lähe. Aga tüüpiliselt meie M-idel ikkagi valdav enamik mänge töötab väga hästi. Ma ütleksin, et tüüpilised väljakutsed, kõige võib-olla levinum väljakutse on, et kuidas siis ikkagi erinevate valdkondade inimestega koos midagi teha. Mängu loomine on nagu selline välgupudelisse panemine, kus siis erinevad inimesed peavad just sellel hetkel, nendel päevadel suutma koos selle sünergia leida, et mäng valmis saada. Et see on selline põhiline väljakutse, kus siis tuleb arvestada ka teiste inimestega, tuleb arvestada kunstnikega, tuleb arvestada programmeerijatega, mida on üldse võimalik selle ajaga valmis teha ja mis on erinevate tiimiliikmete kompetents parasjagu. Mõnikord juhtub ka selliseid väljakutseid, kus skoobitakse oma projekt üle, ehk siis võetakse ette liiga suur idee ja üle hinnatakse oma oskusi ning siis lõpuks ei saadagi töötavat mängu valmis. Et me üritame kindlasti teadvustada inimestele seda, et teil on ainult 2 päeva aega, et mõelge ikkagi, mida te oma oskustega ja oma tiimi oskustega suudate selle ajaga valmis teha. Õppehoone on meil siin tõesti 42 tundi lahti ja mõned tõesti teevad ka öö läbi. Meie loomulikult soovitame, et tuleb ikkagi 6–8 tundi öösel magada, sest kui inimene ei maga, siis ta hakkab tegema rohkem vigu ja see töö efektiivsus tegelikult langeb. Et efektiivsem on magada vähemalt see 6 tundi ära ja siis on järgmine päev palju efektiivsem tööd uuesti teha. Me korraldame Mängu-M tegelikult erinevatel põhjustel. Kindlasti üks põhilisi põhjuseid on see, et erinevate valdkondade inimesed saaksid tulla kokku ja proovida seda koostööd teha. Et seda organiseerida õppetöö või muu raames on mõnevõrra keeruline, sest näiteks kui me räägime põhiõppetööst, siis inimestel on erinevatel aegadel tunnid, loengud ja saada neid kunstnikke või heliloome inimesi kokku on keeruline. Peale selle Mängu-M-idele tulevad ka inimesed, kes võib-olla ei õpi parasjagu kuskil, vaid on juba õppinud mingid aastad tagasi ja see kokkusaamine ja koos millegi tegemine on nii tööstuse kui ka õppe jaoks väga-väga oluline. Noored saavad siit neid oskusi, mida nad püüdma tulevad. Et mõni tahab konkreetselt võib-olla oma kunstioskust arendada, mõni tahab programmeerida mingid huvitavas uues mootoris näiteks. Et see väga palju oleneb, mis eesmärkidega inimene siia tuleb. Aga üks oskus, mida siit kindlasti saab, on siis meeskonnatöö oskus või tiimitöö oskus valdkondade üleses meeskonnas. Ehk siis oskus töötada kunstnikega, oskus töötada programmeerijatega, oskus tiimi juhtida, oskus saada toode valmis. Ja kindlasti saadakse siit ka oskust skoopida oma projekti. Et kui 2 päeva jooksul tuleb hinnata ikkagi oma tiimi oskusi ja mida selle 2 päeva jooksul nagu valmis saada on võimalik, siis see oskus, see kogemus, et kui me skoopisime üle, me ei saanud valmis või me skoopisime natuke vähem ja vaatame, et vaata, aga tema siin, tal ei ole näiteks tööd ühel tiimiliikmel, et see oskus seda planeerida tuleb ka kindlasti siit. Meil on Mängu-M-id 3 korda aastas, aprillis, oktoobris ja jaanuaris ning aprilli ja oktoobri Mängu-M-id on mõeldud pigem nagu algajatele, kes võib-olla ei olegi varem mängu teinud või tahavad tulla esimest korda mingid asja konkreetselt proovima, näiteks kunsti joonistama mängudele. Et nendel Mängu-M-idel on meil ka kohapealne tugi, juhendajad, kes aitavad mingeid konkreetseid asju teha. Ja aprillis ja oktoobris on tegelikult meie Mängu-M-id rahvusvahelise Ludum Dare Mängu-M-i kohalikud üritused. Ehk siis need mängud, mis siin aprilli ja oktoobri M-idel valmivad, lähevad ka rahvusvahelisele Ludum Dare Mängu-M-ile. Ja loomulikult siis jaanuaris toimub meil see edasijõudnute M. Et 3 korda aastas, järgmine on aprillis ja siis jälle oktoobris, jaanuaris ja niimoodi iga aasta. Lisainfot on võimalik saada Tartu Ülikooli Arvutitööstuse Instituudi kodulehelt ja ka siis meie õppelabori, arvutigraafika virtuaalreaalsuse õppelabori kodulehelt ja sotsiaalmeediakanalitest.